Mis aparaadiga on õhk-vesipumba puhul tegu täpsemalt? Nagu nimi juba ütleb, siis tegemist on soojuspumbaga, mis on mõeldud maja kütmiseks kui ka tarbevee andmiseks, aga sooja ta ammutab siis välisõhust ja annab selle vette ehk siis küttevette, millega maja köetakse või siis tarbevette. Et see on mõeldud terve eramaja kütmiseks ja soojale andmiseks. Ja samas sobib ka tegelikult ju kortermajadesse ja muudesse suurematesse hoonetesse. Maja suurusel ei ole vahet, peaasi, et teda köetakse veega, nagu 99% maju meil täna köetakse, võib panna mitu soojuspumba kaskaadi ja need lähevad välja ka suurematele võimsustele. Paljud teavad, et tänapäeval räägitakse erinevatest pumbaseadmetest, et võib-olla paljud ajavad ka segamini õhk-õhk pumbaga, mille poolest see erineb? Siin vahe ongi juba tegelikult aru saada sellest soojuspumba nimest. Kui õhk-õhk tähendab seda, et ta võtab õhust ja annab õhku, ehk ta on siis toanurgas olev nüüd siseosa, mis puhub seda sooja õhku. Seal küll on soe, teises maja otsas on külm, ta ei anna sooja vett, põrandad, seinad on külmad. Õhkvesi on siis mõeldud siiski keskkütteseadmeks, mis kütab kas põrandakütteid või radiaatoreid ja teile maja on ühtlaselt soe. Nad on ka võimsamad kui õhk-õhk-seadmed, suuremad, kompaktsemad. Ühesõnaga ta on terve keskkütteseade. Õhk-õhk on siiski abimeesküttel. Millised on veel muidu peamised just selle agregaadi eelised teiste ees? See antud soojuspump on nüüd välja töötatud Rootsis. Ta on mõeldud just meie kliimaoludele, kus on hästi külm, hästi niiske. Teda on toodetud 40 aastat ehk tootmisel on väga pikad kogemused. Ja kui nüüd vaadata seda pumpa lähemalt, siis on näha, et ta pealmine osa on tehtud plastikust, ta ei roosteta, ta on mõeldud välistingimustes vastu pidama ideaalselt 10-15 aastat. Nüüd aurustil tagaradiaatoril on suuremad lamelli vahed, ta ei jäetu nii kiiresti kinni, mis on hästi tähtis asi meie kliimas soojuspumpadel, tähendab seda, et ta saab kauem kütta. Ja kui ta jäätubki kinni, siis ta sulatatakse vastavalt vajaduspõhiselt ehk soojuspump suudab mõõta jääpaksust, mitte ei tee seda sulatust iga teatud aja tagant, mis on samuti energia raiskamine. Ta on hästi kompaktne, siseosas on sisse ehitatud boiler, lisaelektriküttekeha, mis on moduleeriv, mis ei tule korraga taha, vaid 0,5 kilovati kaupa töötab. Tal on hästi lihtne automaatika, kus on lihtne kõike vaadata. Pump ise mõtleb teie eest, teie panete oma graafiku paika ja teil on toas kogu aeg üks sama temperatuur. Teil on kogu aeg ühe temperatuurine tarbevesi kraanist tulemas. Te ei pea ise kogu aeg muutma, ise puid alla viskama, ise juurde keerama, ise maha keerama. Ühesõnaga ta on mõeldud meie kliimasse, töötab hästi ja annab suure säästu. Aga see soojuspump siis iseenesest, kas see asub siseruumides või ka välisruumides? Siin ongi nüüd näha, et kaks osa sellest pumbast. Et on välisosa ja on siseosa. Välisosa asubki õues, ta tõmbab ennast õhku läbi, suunab õhu ülesse, mis teeb selle soojuspumba eriti vaikseks ja kannab vee kaudu soojuse üle siis siseosale. Ja siseosa on see valge kast, mida te näete. Siin sees on nüüd boiler, elektriküttekeha, automaatika, nagu ma rääkisin. Sooja toodab välisosa ja mõistus asub nii-öelda siseosas. Kui keerukas on sellise seadme koju paigaldamine ja kaua see aega võiks võtta? Sellise seadme koju paigaldamine ei ole üldsegi keerukas, vähemalt spetsialisti jaoks. Siin me saame paigaldada neid uude majja, kus küttesüsteem on alles välja ehitatud, kus ei ole ühtegi kütteseadet, kuid me saame lisada neid ka väga kergesti olemasolevate õlikatlate, gaasikatlate, elektrikatlate juurde, et lihtsalt saavutada lisakokkuhoidu. On väär arusaam, et kõik ehitustöid peab tegema talvel seisma jätma ja kevadel jätkama, siis seda pumpa saab paigaldada absoluutselt igal ajal, meil on olemas kohe valmis alused ja see paigaldatakse teil ära 1-2 päevaga, ükskõik mis süsteem teil hetkel olemas on ja seda saab paigaldada kas või talvel. Et praegu me lubamegi oma klientidele, et kui klient avaldab soovi, siis nädala pärast on tal see seade paigas ja juba kütab ning loob talle uut säästu. Milline on see siis selline tasuvusinvesteeringu suhe, kui kiiresti ta ära tasub ja ka kui suured on need ekspluatatsioonikulud, mida siis aja jooksul tuleb kanda? Need tasuvusajad on erinevad. Siin oleneb, millega hetkel köetakse. Kas köetakse õli, gaasi, elektri või millegi muuga. Kõige kiiremini tänapäeval tasub see ära, kui teil on olemas õli või elektriküte. Need on tänapäeval suhteliselt kallid ja nendega on aastane sääs kuskil 50-70%. Gaasiga on see väiksem ja puiduga on ta nüüd veel natukene väiksem, et võrreldes puiduga on siin peale maksuvuse veel oluline näitaja ka mugavus, et siin ei pea iga päev puid alla viskama ja majas on kogu aeg ühtlane temperatuur, mis mõjub ka sisekliimale hästi. Et tema ise vaatab, kui väljas on külmem, tema tõstab küttetemperatuuri, väljas on sooja, tema langetab. Ise ei pea midagi tegema ja maja on kogu aeg ühtselt soe. Ehk siis tegemist on tõesti hästi mugava seadmega, mida samas on võimalik kohe sisuliselt ka paigaldada. Mugav kaasaegne seade, mille saab kohe paika panna ja millega ei ole kütta kallis. Kõik olulised asjad koos.